Tere tulemast meie podcasti HTG Sihikamber. Mina olen Helena Ja mina olen Gertrud. ja täna on meil külas üks 11 E-klassi õpilane, kes pärapõrgust Võrumaalt Argentiinasse vahetusõpilaseks jõudis. Tegu on väga iseseisva ja hakkava ja neiuga, kellel on palju seiklusi jagada. Meie ees on Elisabeth Raju. Suur aitäh, et sa tulid meie imelisse podcasti ja alustamegi siis soojendusküsimustega. Need on sellised küsimused, et natuke warm upida keele ja mõtted tööle panna. Ehk kas sul on olnud mingi hobi, mida sa oled tõesti väga tahtnud katsetada, aga ei ole leidnud seda aega selleks? Kõigepealt tänan kutsumast. Meeldiv on siin koolimuuseumis olla alati. Hobi, mida ma olen tahtnud katsetada. Ma pean mainima, et tegelikult mul oli pikalt see plaan tangoga ja nüüd ma seda praktiseerin täitsa jõudsalt. Nii et ma võin öelda, et see soov või see nagu ambitsioon on nagu täide läinud või et ma olen pikalt mõelnud ja vahetusaastal ma sain nagu seda natuke nuusutada, et juba lähme temaatikasse. Nii et tango nagu tantsuna ja on olnud midagi sellist. Ja, miks mitte, et nagu juba tehtud asjast rääkida. Ma olen täitsa mitu korda mõelnud ise, et milline vanaema mina olla tahaksin. Aga kas sul on mingeid ideid, millised jooned sul võiks olla, kui sina saad vanaks? No see on teada tuntud tõsiasi, et vanaema olla on oluliselt toredam ja inspireerivam kui ise lapsevanem, eks ole, sest vanaemal on nagu teatavad vabadused, mida emal või isal ei ole. Ma arvan, et ma oleksin nagu natuke selline natuke nagu vanaema õunapuu otsas stiilis vanaema, kui taanduda kirjandusklassikale, et natuke selline pöörane, võib-olla mitte alati legaalseid ettekirjutusi järgiv lõbu kõigepealt. Aga kindlasti ma viiksin oma lapselapsi või lapselast mingisugustele toredatele kirjanduspressikonverentsidele ja siis ma viiksin teda muuseumitesse ja tutvustaksin talle sellist esimese vabariigi aegset nagu intelligentside klatši ja võib-olla reisiksin palju, sest pensionärina ilmselgelt on rohkem aega kui meil praegu, vaba aega. Ja jah, ma arvan, et ma võtaksin nagu elust, mis veel alles on nagu maksimumi oma lastega näiteks. Sealt tulevad ühed kultuursed lapsed, ma arvan. Absoluutselt, neist saab järgmine kultuurikiht Eesti Vabariigile. Ma arvan, et see on väga kasulik. Nagu see võib kõlada võib-olla igavalt, aga ma usun, et kui nagu ise oled entusiasmi täis ja seda suudad jagada hästi, siis ma arvan, et tõesti see kultuuri jääb külge. Sa mainisid ka korra ajaloo valdkonda. Kas sul on mingi spetsiifilisem lemmik valdkond ajaloos? On. Ma olen kirglik Eesti ajaloo küsimustes. Minu meelest Eesti ajalugu on nagu täiesti alahinnatud. Eestlased ei tea sellest väga palju, kuigi seda nagu koolides mingil määral tegelikult õpetatakse. Me ise oleme 11-ndikud, kogu 11. klassi ajalookursus, vähemalt see, mis nagu riiklikult on ette määratud, tegelikult väga paljuski keskendub Eesti ajaloole. Ja mul on selle üle nagu ülimalt hea meel. Ma arvan, et Eesti keskaeg on nagu midagi, mis on nagu tohutult põnev ja ilus ja ekstravagantne. Et kui rääkida nagu Liivi sõjast, õigemini, sõja ajalugu, see selleks, aga kui rääkida nagu Eestimaa, Liivimaa kubermangust ja siis kõigest seal, mis juhtus ja igasugune usk ajas näiteks Eesti Vabariigi kontekstis, et kuidas nagu usuline üleüldine tendents on nagu muutunud ja see tuleb just eriti radikaalselt välja näiteks keskajal. Aga kui me räägime nagu üldisemalt, et minu käest on palju küsitud, et mis on mu lemmikuim ajalooperiood või kui ma saaksin rännata ajas ringi, kuhu ma läheksin, siis ma pean
tunnistama, et selles küsimuses ma olen natuke nagu mainstream ja ütlen, et nagu antiik ja renessanss, mis on omavahel vägagi proosaliselt seotud, et need kaks on nagu need panevad minu hingekellad helisema. Ja, just. Aga Eesti ajalugu ikkagi kõigepealt. Kas sul on mingi kindel roll, kuhu sa tahaksid ka sisse minna, kui sa saaksid sinna ajastusse minna nagu talupoeg või talunaine või nagu mingi siuke? Kusjuures selles kontekstis talupoeg terminina kasutada on väga õige nagu sugude üleselt. Aga ma arvan, et ma tahaksin nuusutada mõlemat. Selles mõttes, et kuna mind ajalugu nagu ikkagi väga huvitab, siis ma tahaksin nagu saada ülevaadet mõlemast kihist ja miks mitte ka nagu mitte ainult talupoegadest, vaid ka siis nendest nagu nii-öelda rentslirottidest, kes toona olid siis see kõige madalam kiht. Et ma arvan, et kui sa tahad nagu saada aru rohkem, siis sa pead lugema kõikide ühiskonnakihtide kirjutisi või panema ennast nagu nende rollidesse. Et ma ei kujuta ette, ma päriselt ma ei kujuta iseennast ette täiskasvanuna ilma, et ma oskaksin kirja lugeda. See kuidagi tundub minu jaoks nagu nii kuidagi, aga minna sinna rolli sisse jällegi tundub nagu midagi väga hea väljakutse. Ja. Hea kujutlusvõime tuleb ka kindlasti kasuks. Ja loov mõtlemine ja julgus. Meenuta ühte hetke või õigemini esimest läbikukkumist. Läbikukkumine. See küsimus on nüüd nagu mitte füüsiline, on ju. Oi. Neid on ikka olnud omajagu. Aga mulle meeldib ennast lohutada sellega, et kõige tõsiseltvõetavamad Oscarid ja Nobeli preemiad on jaotatud inimestele, kes on enne korduvalt kuskil nagu ämbris ära käinud. Võib-olla ma jääksin jällegi nagu ajaloo teemale ja tooksin välja ühe ajaloo-olümpiaadi, mis oli minu jaoks väga oluline. Ma olin 7. klassis ja ajaloo-olümpiaadiga on see asi, et see on nagu üle aasta toimub, sest ühiskonnas tahetakse ka teha olümpiaade. Ja siis 7. klassis teemaks olid viikingid. Ja absoluutselt midagi väga mulle, selles mõttes, et mingil tasandil seotud ka keskajaga, Põhjala ajalugu, Põhjamaade ajalugu üleüldiselt selline suur nagu vaimustus. Ja ma õppisin täitsa korralikult, kuigi mul ei ole nagu seda harjumust kunagi olnud, et ma teeksin asju nagu korralikult või et ma näeksin nagu jube palju vaeva, sest minu jaoks nagu igasugune akadeemiline edu on tulnud alati nagu küllaltki lihtsalt, et ma ei ole pidanud pingutama. Ja siis olümpiaadid on alati selline huvitav nagu minu meelest nagu väga huvitav antropoloogiline kontseptsioon sellest, kuidas nagu mingisugused, ütleme siis, et võib-olla natuke võimekamad inimesed tulevad kokku ja siis õpivad ennast nagu täiesti lolliks. Ja siis nad lähevad nagu mingisugusesse ühte ruumi, nad pannakse sinna kinni ja siis nad nagu üritavad meelde tuletada, et mida nagu kõike nad sellest protsessist nagu läbi hammustasid või mida nad, et mis nagu siia ajukorteksisse kinni jäi, on ju. Ja ma läksin sinna ja piirkondlik voor ja kui ma lugesin neid küsimusi, siis ma sain aru, kui laisalt ma olin lugenud neid õppematerjale ja kuidas nagu mingid küsimused olid nagu sellised, et ma tegelikult nagu tean vastust, aga ma ei oska seda sõnastada, sest ma pole piisavalt funktsionaalselt lugenud neid nagu lõike seal vahel. Ja siis ma jäin nagu top 5 võib-olla, ühesõnaga tegelikult see koht oli väga hea, mis ma sain ja see tulemus oli nagu, täiesti nagu normaal või lausa nagu väga hea, on ju. Ja üleüldiselt minu meelest igasugune osavõtt igast nagu olümpiaadist on väga hea. Lihtsalt nagu iseennast proovile panna. Aga minu jaoks oli see nagu ikkagi räige fail. Ja ma olin endast nii pettunud, et ma ei saanud nagu esikohta, et ma ei saanud edasi vabariiklikule, sest tegelikult see oli isegi minu jaoks nagu küllaltki marginaalne. Minu jaoks oli number 1 see, et ma ju teadsin viikingite kohta nii palju ja see oli nagu minu jaoks nagu tohutu prioriteet, et ajalugu nagu endale nagu selgeks teha ja või
et seda nagu ise hakata kirjutama üks päev mingis mõttes. Nii et see oli võib-olla üks selline, noh, ma ei tea, kas ta just esimene oli, aga see oli esimene, mis mulle pähe tuli, üks esimene läbikukkumine ja just. Meie podcastis on selline traditsioon, et me laseme igal külalisel tutvustada ennast lühidalt kuulajatele, kes siis ei ole nii tuttavad ja me palume sul ka seda teha. Okei, no see ei ole üldse lihtne küsimus. Alati kõikide lemmikküsimus. Päriselt. Noh, tere, ma olen Elisabeth, tulen Võrumaalt, ma olen 18 aastat vana. Võrumaal käisin maakoolis, olin aktiivne õpilane, olin õpilasesinduse president, tegin igasugu asju, käisin korralikult muusikakoolis, ujusin palju ja kodust sain kaasa võru keele ja kultuuri ja siis sai kogu sellest kohapealsest elust tuli kopp ette, läksin vahetusaastale, käisin Argentiinas, elasin pärast põhikooli aasta aega ja siis ma otsustasin, et tuleb tulla Tartu linna õppima, nagu Hugogi omal ajal tuli Võrumaalt, et siia kool rajada, siis tulin mina Võrumaalt, et siin koolis õppida. Ja siis, ja nüüd ma olen siin ja 10. klass oli selline rohke eneseavastusperiood, ma mõtlesin, et mis on elu mõte ja kuidas mina siia ühiskonda mahutun ja nüüd 11. ma olen võtnud sihiks selle, et noh, lisaks sellele, et tegeleda küsimusega, kes ma olen, võiks tegeleda sellega, et kes ma juba olen, et ma olen võrokene ja siis sellest tulenevalt ma teen hästi palju nagu võru keele ja meele heaks ja see on nagu mulle oluline, et selline kohapealne kultuur, millest mul ühel hetkel oli nagu väga villand, on nüüd mulle absoluutselt väga teistsuguse väärtusega tänu sellele, et ma olen ära käinud. Nii et jah, see on üks hästi lühike kokkuvõte. See on minu meelest väga tähtis, et ka neid väiksemaid kultuure hoida ja just nagu see eneseidentiteet, et paljud on ju mõtlevad selle, et ma olen pärit kuskilt väiksest kohast, et hoiavad seda tagasi, tahavad minna suurlinna, tahavad endale sellist suurt identiteeti kujundada, aga see on minu meelest nii armas, et sa hoiad enda juurde. Jaa. Okei, aga see oli siiski vaid sissejuhatus ja ma arvan, et see tegi väga hea kokkuvõtte, millest me täna rääkima hakkame. Super. Jaa, ma alustakski siis algusest, et enne kui sa sinu tee Argentiinasse ja Treffnerisse viis, siis räägime natukene sinu kodukohast, kus see seeme vahetusaasta idee seeme sai kasvama pandud. Ütlesid, et kasvasid Võrumaal, käisid väikses koolis nimega Kääpa põhikool. Jaa, te olete head eeltööd teinud. Jaa, muidugi. Ma võib-olla küsiks selle nurga pealt, et nagu, kui palju sul üldse klassis inimesi oli? No ma pean, te eeldate, et tuleb vastus umbes nagu mingi 3-4, et tuua seda nagu hästi väike maakool kuskil. Ei, tegelikult minu maakool oli linnale küllaltki lähedal, mis tähendas, et meil oli ka nagu linnainimesi seal. Ja minu klassis käis 20 inimest äkki, jah, midagi sinna kanti, et suur maakool, jah. Ja siis, nojah, mul oli 24, aga siis tegelikult ei ole nii suurt võrrelda, aga kuidas sul on see tunne, kui nüüd on 36, et kuidas pluss paralleelid. Jah, kuidas sa nagu seda võrdleksid? No see võrdlusmoment võib-olla tuleb kõige paremini välja selles küsimuses, et Treffneris, võib-olla Treffner ei ole kõige parem võrdlus hetk, sest Treffner on nagu ikkagi see kool, kuhu inimesed peavad katsed tegema, siin on nagu mingil tasandil valitud rahvas, põhikool, riigikool, noh, seal ei ole midagi, seal nagu tuleb välja võtta ühiskonnast lihtsalt selline, nagu see on ju kokku. Ja selles mõttes on sellises koolis väga lihtne silma paista, kui sa oled natukenegi targem, natukenegi tegeled millegagi pärast kooli, kui sul on nagu mingid omad huvid, kui sul on oma stiil, mida iganes. See tuleb nagu hästi kiiresti välja, sa paistad silma, kõik teavad sind ja nii on. Siin ma tunnen seda, et Treffner on kõvasti kosmopoliitsem
See ei ole nii mustvalge siin ja inimesed tulevad nagu nii erinevatest taustadest, nad tulevad nagu üle Eesti siia kokku, neil on nagu, stiilid on nagu täiesti äärmusest äärmusesse, ma ei tea, huvid ja nii edasi või mida on varem tehtud, et see on, sellist mitmekesisust on siin rohkem ja üleüldiselt võimalusi on rohkem, sest me oleme, see on ikkagi suur vahe, kas sa oled kuskil maal või sa oled nagu Tartu vanalinnas, nagu juba lokatsiooniliselt palju rohkem võimalusi. Aga samas siinkohal ma pean jällegi mainima, et võib-olla minu põhikool ei olnud nagu kõige traditsioonipärasem, et meil oli palju sõpruskoole üle terve Euroopa ja meil olid Erasmus projektid. Ma käisin näiteks Saksamaal õpilasvahetuses, töötasin nädal aega mingis Kinderkrankenhausis ehk siis lastehaiglas assistendina ja mingid siukseid asju ja meil olid kogu aeg välismaalased majas. Meil on siiamaani praegust mu vend on just Saksamaal sellesama projektiga, sest ta käib samas põhikoolis ja nii edasi, et ma ütleks, et see, et sa oled kuskil, sisuliselt pärapõrgus nagu lokatsiooni mõttes kuskil Võrumaal on ju 40 kilomeetrit, ma ei tea, Venemaa piirist, siis see ei tähenda, et nüüd nagu võimalusi nagu üldse poleks, et tegelikult see sisu, mis need inimesed seal toodavad, mis nagu projekte kirjutatakse või millised on nagu kooli filosoofilised väljavaated, see on nagu oleneb palju rohkem. Siiamaani mina ei ole näiteks vahetusnädalal käinud kuskil Euroopas Treffneri koolis on ju, et see on nagu jällegi võrdlushetk. Aga kui kool siis nii palju võimaldas, kas sealt tuligi siis huvi vahetusaastale minna? Tegelikult küll jah, sest see mõte vahetusaastast tekkis mul umbes 4. klassis ja just seepärast, et meie koolis käisid sellesama vahetusprogrammi, millega mina siis käisin vahetusaastal, vabatahtlikud rääkimas üldse, mis asi on vahetusaasta. Sest 4. klassis ma olin 10 aastat vana. Tõenäoline, et 10-aastasena sa ei tea sellisest asjast nagu vahetusaasta või et mida see nagu päriselt tähendab, mitte midagi. Ja seal ma siis, ma nägin neid endiseid vahetusõpilasi ja mulle kätte sattus mingisugune flyer sellest organisatsioonist ja nagu, et tutvustav, et mis see on ja nii edasi. Ja ma jätsin selle enda kätte ja siis ma lugesin selle kodus läbi. Ja siis ma teadsin, et see on nagu ühel päeval minu perspektiiv. Ja see oli nagu täiesti kindel. Ma lihtsalt kuidagi mõne asjaga siin elus on nii, et sul tekib mingisugune emotsionaalne kinnisidee mingi asjaga ja sa tead, et sa pead selle saavutama või et sa pead selle läbima või sinna minema või mida iganes. Ja ma arvan, et sellistest asjadest elus nagu päriselt tasub ka kinni pidada, sest need viivad sind nagu põnevatele radadele, eks ole. Ja siis läks mõni aasta mööda ja siis ma vaatasin, et aeg on täpselt parajalt küps, läheks ja siis ma läksin. Aga milline see protsess oli? Et ma tean, et enamasti on päris suured konkurentsid, et välismaale minna. Et kuidas sul see kujunes välja? Konkurents, see nüüd jällegi oleneb riigist ja tegelikult natuke organisatsioonist. Mina läksin IFU-ga, mis on siis organisatsioon Youth for Understanding, selline hästi tuntud organisatsioon pika ajalooga ja see käis põhimõtteliselt niimoodi, et kõigepealt kõige esimene asi, mida teha, kui inimesel on huvi vahetusaasta vastu, on minna infotundi, kuhu saab ennast registreerida online'is ja siis seal nagu endised vahetusõpilased räägivad, et mis see on, kuidas minna, nii edasi. Ja siis algab nagu selline, ma ütleks, et kõige raskem, samas kõige huvitavam osa, riigi valimine. Minul käis see niimoodi, et ma olin 8. klassis, kui ma hakkasin selle asjaga päriselt tegelema. Ja tegelikult valid, et see metoodika, kuidas sa valid endale nagu oma vahetusaasta riiki, see võib olla nagu täiesti seinast seina. On inimesi, kes teavad lihtsalt alateadlikult oma lemmikriiki, kuhu nad lähevad ja siis nad lähevad ja siis nad on seal ja siis nad on õnnelikud või siis mitte.
siis on inimesi, kes ei tea absoluutselt, nad teavad, et nad tahavad minna, aga nad ei tea kuhu või mis neid üldse huvitab või kas, et mille järgi nad hakkavad valima, et on see nagu kohalik keel või kultuur või haridustase või mida iganes. Noh, minu jaoks oli kriteerium see, et ma tahan minna kuhugi kaugele, sest mulle isiklikult, mul ei ole nagu tohutult sügavat sümpaatiat nagu Eesti kliima vastu. Täpsemini Eesti talv on nagu üks number 1 vihaobjektidest minu jaoks vist isiklikult üldse. Ja siis ma mõtlesin, et kui mul juba on see võimalus, siis mina lähen kuhugi sooja. Ja noh, et mõjub tervisele ka hästi ja nii edasi. Ja siis jah, et kauge. Ja siis ma tol hetkel mõtlesin, et võib-olla võiks nagu minna inglisekeelsesse riiki, et seda inglise keelt nagu veel paremaks nagu saada. Et teadupärast on ju nagu, kõik teavad, et Eesti Vabariigis saab nagu omandada päris heal tasemel inglise keele nagu taset koolis, aga no see on ikkagi midagi muud, kui õppida nagu seda natiivselt kõnelejatega. Ja siis ma mõtlesin, et davai, inglise keel kuskil kaugel, soe, noh, kui te nagu juba kaasa mõtlete aktiivselt, siis palju variante ei jää, ehk siis Okeaania on nagu põhimõtteliselt ainuke variant. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma lähen Uus-Meremaale, et mind huvitas nagu sealne aborigeenide kultuur, just aborigeenid saidki nagu minu jaoks otsustavaks ja ma tahtsin näha neid maastikke, ma tahtsin matkata mägedes, mõtlesin, et noh, seal on hea haridus ka, et ei jookse nagu see aasta nagu täiesti mööda külge maha. Ja kõik mingisugused nagu aspektid justkui mängisid selle Uus-Meremaa valiku kasuks. Aga noh, ma ei arvestanud nagu sellega, et mingisugused koroonaregulatsioonid tulevad siinkohal mängu. Ja tegelikult see oli väga huvitav lugu, et ma veel nagu, ma arvan, et isegi pool aastat enne minekut ma olin veel enam kui kindel, et ma lähen Uus-Meremaale, sest noh, seadused lihtsalt olid nagu, noh, lubasid seda. Aga siis ühel hetkel nii Austraalia kui Austraalia ja Uus-Meremaa ehk siis Okeaania riigid otsustasid, et nad ei lase mitte ühtegi eurooplast sisse nagu oma saartele, sest tol hetkel möllas Euroopas Omikron ja isegi kui olid nagu vaktsiinid ja kõik muu, siis noh, Omikroni tüve vastu konkreetselt vaktsiini polnud veel ja üleüldiselt see nagu hirm saartel oli väga suur, nii et nad otsustasid, valitsus otsustas seal lihtsalt nagu keelustada igasuguste vahetusõpilaste ja üleüldiselt eurooplaste sissevoolu. Ja siis mu organisatsioon nagu kirjutas mulle, et hei, Elisabeth, nüüd on nii, et valid uue riigi endale, kuhu minna. Kõikidest maailma riikidest, palun väga, tee list lahti, mis meil kõik võimalik on minna. Seal IFU listis on nagu umbes 42 riiki. Palun, sinu etteaste. Ja siis noh, see oli muidugi väga huvitav situatsioon, sest mul oli rohkem kui pool rahast juba makstud, ehk siis leping sõlmitud, kõik muud asjad tehtud, ehk siis noh, mul oli tegelikult ainult nagu riigi valimise ja natukese raha kogumise vaev veel alles jäänud ja noh, siis ma keerutasin gloobust ja nagu füüsiliselt, nagu päriselt, nii eepiliselt, kui see ka ei kõla. Ja vaatasin ja ma teadsin, et vaatasin sellele maakerale siis otsa ja mõtlesin, et okei, Euroopasse ma ei lähe. Euroopa on liiga lähedal. Ma terve elu olen siin elanud, jõuan veel elada. Nüüd see on minu võimalus kuhugi mujale minna. Ja juba tol hetkel oli nagu, noh, ma olen USA-ga, mul on kuidagi selline väga vastuoluline suhe või kuidagi ma teadsin, et see on nüüd küll midagi, mida ma ei taha USA-s elada. Võib-olla ma ei välista, et ma ei lähe sinna ülikooli, aga kuidagi nagu seda USA elu, sest eelkõige on see ju kultuuriprogramm, sa lähed sinna nagu vaatama, kuidas nagu elavad need lihtsad inimesed, nagu tavalised inimesed oma tavalist elu selles tavalises riigis. Ja ma teadsin, et USA ei ole nagu see. Ja ma olin nagu mitte just väga ammu käinud ka just USA-s, nii et mul oli see nagu kultuurishokk veel nagu alles ja ma teadsin, et ei, Põhja-Ameerika on nagu see, mis on kindlasti koos Euroopaga nagu täiesti nagu elimineeritud nendest variantidest. Noh, Okeaaniasse ei saanud ja nüüd ei olegi nagu väga palju nagu seal lapil alles jäänud neid riike on ju, või noh, need, mis olid vähemalt valikus, ehk siis Lõuna-Ameerika, Aafrika ja Aasia jäid kaalukausile
ja siis ma otsustasin lõpuks vist ikkagi selle järgi, et kui ma juba mõtlesin, et okei, et inglise keele nagu see praktika kukkus ära, siis ma pigem valin nagu selle järgi, et ma saan selgeks mingisuguse uue, suure ja väga kasuliku keele. Ja te teate kõik suurepäraselt sellele küsimusele vastust, see on hispaania keel, see on maailmas teine kõige kõneldum keel mandariini keele järel. Ehk siis kiire matemaatika ütleb seda, et inimesi, kes räägivad natiivselt ja mitte natiivselt hispaania keelt on nagu rohkem kui inglise keele oskajaid kogu planeedil. Ehk siis väga kasulik ja ühtlasi olid teised kriteeriumid täidetud, et kaugel. Mul oli veel see kriteerium ka, et ma pole seal kunagi varem käinud, sest ma tahtsin nagu midagi täiesti uut. Ma pole seal varem kunagi käinud ja siis, et soe on. Ja tõesti oli väga soe, lausa võiks öelda, et liiga kuum. Ja ühesõnaga, ma lõpuks siis selle nagu Lõuna-Ameerika keskselt tegin riikide vahelise nagu valiku selle põhjal, et ma olin Argentiinast varem palju lugenud, nagu juba enne selgeks vist sai, et mulle meeldib ajalugu. Ja ma ütleks, et Argentiina on nagu... ta on nagu lähiajaloo mõttes tohutult ekstravagantse ajalooga ja ma olin palju filme näinud, muusikat kuulanud, ma teadsin, mis asi on tango, ma olin isegi lugenud nagu nende kohalike aborigeeni hõimude kohta ja ma teadsin kuidagi, see oli tõesti nagu selline alateadlik nagu põhimõte, et Argentiina on see koht, kuhu ma lähen. Et ma isegi ei mõelnud, et mul on veel võimalus tegelikult minna Paraguaysse või Venezuelasse. Okei, Venezuela kukkus nagu puhtalt nagu turvalisuskaalutluste nagu sealt välja. Aga ja ma mõtlesin ka, et Argentiina on nagu piisavalt ikkagi sellest Euroopa kultuurist nagu eraldunud, et see on ikkagi piisavalt see kultuuriprogramm seal saab olema nagu midagi nagu elu muutvat. Nii et jah, siis ma võtsin Argentiina sihiks ja siis ma täitsin ära kõik dokumendid. Need tulevad nagu organisatsiooni poolt hästi orgaaniliselt. Ja siis sellega oli veel üks selline nali, et ma natuke, see oli võib-olla tõesti vähem kui kuu enne minekut ma avastasin, et mul on ju viisat ka vaja, et minna. Ja kas teie teadsite sellist toredat faktikildu, et Argentiina saatkonda ei eksisteeri Eestis. Meie lähim Argentiina saatkond eksisteerib hoopis Helsingis ja sinna ma siis pidin minema viisa järgi. Ja see oli see dokumentatsioon, et seda viisat saada ja kõik muu sinna juurde, et mingid täiesti X-dokumendid olid vaja tõlkida nagu inglise ja hispaania keelde mingisuguste ametlike tõlkide poolt. Ja ühesõnaga seal oli nagu see bürokraatiamasin on ikkagi meeletu ja see on koha peal veel meeletum, et nendes hetkedes ma saan täitsa aru, miks inimesed Euroopasse vahetusaastale lähevad. Lähevad võtad ID-kaardi ja nagu kohvri ja palun väga, aga teisele poole planeeti elama kolida, see on peavalu, ma ei tee sellest saladust, aga see tasub ennast ära lõpuks, võib-olla, oleneb, kuidas elad seda elu seal. Ma imetlen nagu seda julgust siiski või nagu seda, ma ise ausalt öeldes olen ka nagu mõelnud, et oleks võinud minna, aga mul ei olnud kunagi seda nagu sisemist tõesti nagu piisavalt jõudu, ma arvan, et kõige selle bürokraatiaga tegeleda ja samuti see hirm, et aasta jääb vahele, kõik pere ja kõik jäävad siia Eestisse maha ja sa lähed täiesti üksinda kuhugi täiesti teise kultuuri, et kuidas sa sellest nagu hirmust või üle said või kuidas sul sellega oli? Ma ütleks, et mingisugust kindlat valemit sellele konkreetsele nagu olukorra püstitusele või selle lahendamisele ei ole, sest see on niivõrd personaalne nagu probleem ja see lähtub nii erinevatest aspektidest. Minu jaoks, ma ütlen ausalt, nagu see vahetusaasta oli mingis mõttes nagu enesetõestamise võimalus, sest ma tulen hästi väiksest kohast, kus minu külas elas nagu võib-olla, ma ei tea, 10 inimest, 15 inimest kokku, et see on nagu metsik konnatiik. Ja tulla sealt, sul on see nagu
sa oled nii õhku täis, et sa arvadki, et nagu jaa, ma nüüd teile näitan või ma lähen nagu maailma lõppu reaalselt välja. Et võib-olla see on see, et kust sa tuled, millised inimesed sind nagu ümbritsevad. Noh, ja minu perekond oli selles küsimuses nagu väga avatud meelega, väga toetav, et et mu mõlemad vanemad on küll noored, aga nad on olnud minu vanused 90-ndatel ajal, kui Eesti oli väga vaene, kui kõik olid väga vaesed ja mitte ühtegi võimalust sellisteks asjadeks polnud. Nii et ilmselgelt nagu hästi loogiline, et nad nagu oma laste puhul annavad endast kõik, et neil oleksid nagu teine reaalsus oma teismeeas, oma noore täiskasvanu eas. Noh, see on üks põhjus. Aga kindlasti ka nagu see, et oleneb, kuidas sind on võib-olla üles kasvatatud või milline on su enda elufilosoofia. Et ma isiklikult tulen nagu küllaltki vabakasvatuslikust koolkonnast, ehk siis meil, et ma olen kuidagi nagu harjunud sellega, et ma pean ise hästi palju iseenda eest vastutama, et ma olen, mitte et ma olen oma õnne sepp, aga et ma ikkagi nagu, noh, et minu panus sellesse, kuidas mu elu kulgeb ja kuidas see nagu on ja milline on selle kvaliteet, on ikkagi metsik. Ja võib-olla sellepärast, et mind oli nagu kohe algusest peale painutatud selliseks nagu hakkamasaajaks või nagu mitte kõhklejaks. See oli väga suur kasutegur. Ja ma tean, et väga paljudel inimestel seda ei ole. Ma annan endale aru, et see on nagu täiesti natuke ikkagi erandlik, aga see on nagu üks väga suur kasutegur oli selles konkreetses küsimuses. Ja tegelikult see on nagu, see on võib-olla jah, enne küsisite, et milline vanaema ma oleksin. Ma arvan, et ma oleksin täpselt see vanaema, kes nagu viskaks oma lapselapsi ohtlikus kohas võib-olla vette, oleks olemas, kui vaja, aga teeks seda nagu mõistupäraselt, sest ma tunnen, et see on nagu suhtumine, mida meie ühiskonnas on järjest vähem. Mitte ainult Eesti ühiskonnas, seda on nagu üleüldiselt tunda ja niimoodi me nagu kasvatamegi ju üles põlvkondi, kes oma valikutes ja küsimustes nagu kahtlevad. Aga meil ju ometigi pole seda vaja. Mitte, et meil oleks vaja ülimalt enesekindlust, sest siis see võib ka tuua kaasa radikaliseeringuid, nagu võib-olla olete viimasel ajal geopoliitilisel tandril nagu näinud. Aga üleüldiselt nagu see, et sa lihtsalt mõtledki, et aga ma saan hakkama või nagu, mis teen ära nagu, see on mingi küsimus. Et see on nagu see on tõesti see elufilosoofia, mille ma sain kodust kaasa ja mis mind palju aitas. Nii et jah. Lennates nüüd kohale sinna Argentiinasse, siis milline nägi sinu elu ja õppimine ja kõik see välja ja üks klassikaline päev? No nii, mingisugune vahetusõpilane kunagi vist ütles seda, et vahetusaasta on nagu terve uus elu sinu ühes elus. Et see kogu see aasta, see ei ole lihtsalt üks aasta su elus, see ongi nagu üks teine elu su elus. Ja noh, ma võin siis öelda, et mina nagu elasin seal vist isegi nagu mitu elu, sest noh, algusest peale kogu see aasta, see oli nagu mingisugune metsikult halb raamat, mis algas nagu täiesti suvalisest kohast ja oli nagu ulmeliselt rõve. Ja miks ma sellest nagu sellisel toonil räägin, on lihtsalt järgnev, et iga vahetusaasta on nagu väga unikaalne. Sa ei saa kunagi kogeda kõiki neid asju, mida on kogenud inimene, kes on käinud samas riigis enne kunagi või pärast seal vahetusaastal. Kõik oleneb perekonnast, kõik oleneb sellest koolist, kuhu sa õppima lähed, nendest inimestest seal, sellest kogukonnast, kas see on suur või väike koht. Noh, ma sattusin siis pool kogemata saatuse ja minu vahetusorganisatsiooni töö tegevusetuse tagajärjel sõna otseses mõttes nagu slummi. Ja see, mis nagu see vaatepilt seal, mis mind nagu ootas minu esimesel nädalal Argentiinas, see oli ikkagi nagu midagi, mida sa näed võib-olla nagu Mehhiko telenoveeladest. See on võib-olla midagi, mille kohta sa loed mingisugusest väga kurvast 20. sajandi kirjanduses, et see oli lihtsalt nagu, see oli nagu mingis mõttes ettekirjutus.
Enne Argentiinat ma lugesin läbi sellise reisikirja nagu Minu Argentiina. Teate seda Petrone prindisarja? Oled lugenud? No selle peategelaseks on üks majandusajakirjanik, kes läheb sinna kohalikku getosse siis kohalikele geto inimestele inglise keelt õpetama. Ja teate, see raamat, see oli täpselt minu nagu vahetusaasta algus. Ja mis on väga huvitav, ma olen mõelnud, et võib-olla ma võtan selle autoriga ühendust lihtsalt sellepärast, et see raamat oli mingis mõttes nagu vägagi ettekirjutus. Nimelt seal on üks stseen, kus ta on majandusajakirjanik, eks ole, ta läheb intervjueerima ühte geto perekonda. Lihtsalt tavakuulajale selgituseks, geto on siis ehk slumm, on selline väga vaene linnaosa. Igas linnas üle terve Lõuna-Ameerika on selline nagu traditsioon, et igas linnas on oma slumm ja siis seal inimesed elavad sisuliselt nagu papist kokku pandud nagu putkades. Nad elatuvad kuritegevusest ja riigi toetustest ja ühesõnaga valgel turistil sinna minna on eluohtlik tegelikult. Ja olenevalt linnast siis oleneb ka selle suurus seal, selle slummi suurus. Ja ühesõnaga see majandusajakirjanik läks seal slummis siis küsitlema ühte abielupaari ja seal on kirjeldatud väga täpselt seda, kuidas selle mehe nimi oli Sergio, hästi tavaline Argentiinas levinud nimi, Hispaania päritolu nimi. Ja nad istuvad voodi peal ja abielupaaril siis seal on naisel nagu pisar voolab mööda põske alla ja nad räägivad sellest, kuidas Jumal on nende jaoks kõige olulisem. Ja nüüd, kui me vaatame seda nagu kultuurilisel tasandil, siis kõik klapib. Täiesti tavaline perekond slummis, nende jaoks on oluline Jumala eksistents, sest Argentiina on väga katoliiklik riik, nad usuvad ainujumala kontseptsiooni ja üleüldiselt elu käib piibli ümber, eriti harimata rahva massi seas. Ma ei taha nüüd tõmmata paralleeli, et harimatu mass võrdub nagu väga religioosne kontingent, aga nii see paraku Lõuna-Ameerika näitel küllaltki palju on. Ja siis ühesõnaga olukorra kirjeldus on ju ja lähen mina sinna getosse, jõuan kohale, mind võtab vastu minu vahetuspere ja arvake ära, mis minu vahetuse nimi on, Sergio. Ja esimene küsimus, mis nad minu käest küsisid, oli see, et kas ma usun Jumalasse. Ja siis tuli veel välja, et nad on pärit Buenos Airesest kogu oma perekonnaga. See oli ikkagi nagu ma päriselt ei uskunud oma silmi ega kõrvu. Ma siiralt mõtlesin, et ma elan nagu mingisuguses dimensioonis, kuhu on nagu mingisugune programmi kirjutaja on kirjutanud selle halva loo siin praegust ette. Ja ühesõnaga, olin siis seal ja see vaatepilt oli ikkagi nagu meeletu. Minu kodu ees olid siis nagu kraavid, mis olid süstemaatiliselt prügi täis. Minu naabrite aias mängisid lapsed paljajalgselt, mingites kulunud, koltunud katkistes dressides. Kogu see linn oli lihtsalt, ma üleüldiselt sattusin väga vaesesse linna ja siis nagu see kõige kehvem osa sellest oli nagu eriti robustne. Ja eks see oli ikkagi nagu probleem, et duši alt ei tulnud vett, süüa ei saanud. Mul ei olnud isegi nagu oma mingisugust kummutisahtlit, kuhu oma riided sisse panna. Ja põhimõtteliselt kohe esimesel päeval pandi mind katoliku erakooli õppima, nii et see oli nagu lihtsalt üks nagu absurdsus teise järel ja ma järjest rohkem nagu veendusin selles, et alateadlikel alustel mingisuguseid otsuseid oma elus nagu poolpimesi teha, nagu see vahetusaasta oli, sest ega ma ju ei mõelnud, kui ma läksin, ma mõtlesin, et ma lähen ja siis ma vaatan, mis saab ja sai see on ju, et siis ma kirjutasin ikkagi väga otsekohese kirja oma organisatsioonile. Kõigepealt ma alustasingi seda vist nagu küsimusega, et mis mõttes, kuidas see nagu võimalik on ja siis ma tõin neile nagu punkti haaval välja, milliseid inimõiguseid nad rikuvad sellega, nad mind siia saatsid.
ja siis noh, eks ma siis ma hankisin kohe esimesel päeval, ma teadsin, et mul olid nagu ellujäämisinstinktid sellises olukorras hakkavad hoopis teisel tasandil tööle. Ma hankisin endal esimesel päeval sõbrad oma klassist ja siis oma sõprade juures ma käisin duši all ja söömas lõunat ja õhtusööki ja vot see on nagu rets. Ja see on probleem, sellepärast et vahetuspere nagu põhimõtteliselt ainukesed asjad, mida nad peavad nagu vahetusõpilasele võimaldama, on 3 korda päevas süüa, oma koht, kus magada, oma koht, kuhu riideid panna, paigutada ja noh, et turvaline elukeskkond. No ma võin julgelt öelda, et põhimõtteliselt mitte ükski neist kriteeriumitest polnud minu olukorras täidetud. Ja noh, see oli ikkagi nagu täielik košmaar. Ja siis mind saadeti, kõigepealt nad ei uskunud mind ja siis nad tõid nagu mulle see organisatsioon, see kohapealne organisatsioon, et see on ka muidugi Lõuna-Ameerikas täiesti tavaline nähtus, et see kõik, mis töötab siin Euroopas sama nimega, ei pruugi absoluutselt funktsioneerida nagu seal. Et see on ikkagi, ma ei taha nüüd anda sellele mingisugust, ma ei tea, nagu sellist valge eurooplase nagu ülevalt alla vaatava inimese nagu pilkavat arvamust, aga selles küsimuses on tegu tõesti 3. maailmaga, kus sa ei saagi nagu käia pärast kella 6 üksinda tänaval väljas või sa ei saagi nagu, see ei ole iseenesest mõistetav, et duši alt tuleb vett või et sul on nagu oma soe koht, kus magada. Et see on see paratamatus tegelikult, milles inimesed elavad. Noh, sellel tasandil kindlasti väga kultuurne kogemus, väga olmeliselt silmi avardav nagu. Ja. Aga igatahes mind saadeti lõpuks siis ühte vahetusperre, mis oli siis selline nagu asenduspere, et noh, oled seal senikaua, kuni otsitakse uus pere, see on täiesti tavaline praktika, et kui toimub perevahetus, siis seal on selline vaheetapp. Ja siis see kontrast, mis tekkis, oli meeletu, sest sealt edasi ma läksin vahetusperre, kus siis noh, nemad tulid ikkagi nagu kõrgklassist. Seal majas võis nagu ka põrandaid nagu lakkuda, sest need olid lihtsalt nii puhtad. Meil oli mingisugune teener, koristaja, mis on täiesti tavaline praktika seal ühiskonnas, et jõukatel inimestel käib nagu mingisugune majahoidja, kes nende põhimõtteliselt kogu olmelise eest vastutab. Ma arvan, et see on ka vist Euroopas tavaline inimeste hulgas, kellel on väga palju raha, ma ei tea, vähemalt Eestis ma ei ole sellega nii palju kokku puutunud. Ja igatahes seal siis koristaja käis igal hommikul, tegi mu voodi ära ja minu aluspesu triigiti ja volditi, pandi garderoobi, ma ei pidanud nagu ise, sisuliselt ma ei pidanud mitte midagi seal tegema. Meie tagahoovis oli bassein, mis on selline nagu eestlastele saun, et kõikidel endast lugupidavatel on olemas. Ja nii edasi. Ja ühesõnaga see kontrast oli nagu meeletu ja kogu see muutus toimus nagu mingi 3 esimese nädala jooksul seal. Nii et kui rääkida nagu mingitest raamatute kirjutamisest näiteks, siis juba ainuüksi nende 3 nädala nagu katsumiste pealt ma oleks võinud nagu kirjutada ühe päris korraliku, kui mitte nagu novelli kindlasti, aga võib-olla isegi nagu mingi toreda nagu romaani mastaabis midagigi. Et see oli ikka nagu uskumatu lugu. See kõlab täiesti, nagu ma ei suuda ette kujutada. Ma tahaks teada, kuidas esimene vahetuspere üldse nagu sai sinna programmi või nagu kuidas see lubatud? Sellele küsimusele mul on ka hea vastus. Ja nimelt minu organisatsioon, ma küsisin nende käest seda, et mis mõttes nagu, kuidas te nagu annate võimaluse sellistel inimestel, õigemini, mitte, asi ei ole ju inimestes, asi on nagu nendes elamistingimustes. Muidugi seal olukorras oli ka natuke asi nendes inimestes, et kuidas te lasete nagu neil võtta nii suure vastutuse ja tuua nagu üks inimene, kes ei tea sellest kohalikust elust mitte midagi, nagu sellisesse ohtlikusse nagu olukorda. Ja siis vahetusorganisatsioon ütles mulle, et me käisime seda maja ja seda perekonda külastamas öösel ja siis me ei näinud, mis seal kõik ümber on. Milline see nagu päriselt on. See oli siis nende vastus minu küsimusele, et nagu mis mõttes. Jah, ka sellega tuleb nagu võib-olla õppida elama
Lõuna-Ameerikas, et igale su mõistupärasele küsimusele ei järgne mõistupärast vastust ja mõnele küsimusele ei järgnegi ühtegi vastust ja mõni olukord lihtsalt jääbki lahendamata ja siis sa pead selles nagu kuidagi toimima. Aga igal juhul seal selle jõuka perekonna juures ma olin mõnda aega ja siis lõpuks elu läks niimoodi, et ma jõudsin oma viimase perekonna juurde, kellest saigi siis minu nagu päris perekond. Nende juurde ma kolisin juba oktoobris, ma läksin augusti keskel ja oktoobris toimus see vahetus juba, oktoobri kohe alguses, nii et tegelikult see esimesed kuu aega minu vahetusaastast, siis kui teised nagu juba kohandusid eluoluga ja nagu vaikselt mõtlesid, et et kuidas ma oma, ma ei tea, tuba hakkan kujundama seal uues perekonnas, siis minul nagu oli pere number 4 juba, et nagu sinna kolida ja ühesõnaga ma olin nagu, minu kohver oli kogu aeg esimesed kuu aega Argentiinas pakitud sisuliselt ja mul ei olnud nagu, ma ei teadnud, kus ma järgmine nädal elan näiteks, et see ei ole kindlasti tavapärane praktika. Ma kohe kindlasti ei soovi mitte midagi sellist ühelegi teisele vahetusõpilasele. See on väga karm, sest esimesed 2 kuud on niikuinii väga karmid. See on vahetusaasta. Ma olen seda varem võrrelnud kui nagu eluga üleüldiselt. Et esimesed 2 kuud on nagu selline imikuetapp, kus sa nagu kombid ja õpid nagu kõndima ja rääkima ja ei saa veel mitte midagi aru ja iga päev on kõik uus. Et siis, et sinna etappi, see kõige julmem etapp sinna pressida mingisugune kolimine, korduvalt kolimine ja nagu ühest äärmusest teise. See on tegelikult, see on nii väsitav ja ma tegelikult võtsin sel perioodil nagu väga palju ka kaalust alla ja ma olin väga nagu stressis ja kuidagi ma väga kahtlesin kõikides oma eluvalikutes ja üleüldiselt nagu kõiges muus ka. Et see oli väga eksistentsialistlikul tasandil nagu katsumuste rohke. Tagasi mõeldes, kui sa saaksid seda olukorda praegu muuta ja jätta kogu selle kriisiperioodi sealt vahelt ära, kas sa teeksid seda? Jaa, absoluutselt. Kui see ei kasvata nagu paksu nahka, mis siis veel. Et muidugi tagantjärgi perspektiivi, see on alati nagu, et sa ei mäleta ju pooli nõmedaid asju, mis nagu päriselt seal ka olid. Aga sellest hoolimata ma saan öelda, et osata hispaania keelt ja olla väga heal tasemel teadlik mingisugusest täiesti teisest eluolust, mingist täiesti teisest kultuuriruumist. Et see loob sulle inimesena nagu mingisuguse sellise nagu kvaliteedi, mida ongi sõnadesse väga keeruline panna ja see annab arusaama maailmast ja maailma ajaloost ja võib-olla üleüldiselt sellest, miks inimesed nagu väljendavad ennast nii, nagu nad ennast väljendavad hoopis nagu teisel tasandil ja see on nagu, see ongi selline väärtus, mida sa ei saa teistmoodi omandada. Vähemalt ma ei kujuta ette mingisugust teist meediumit, kuidas seda nagu oleks võimalik edasi anda. Ja see on ikkagi nagu, see on üks teine elu, mida sa elad ja see on väga vahva, sest lõppkokkuvõttes noore inimesena, nüüd me jõuame selleni, et mis eas on mõistlik minna võib-olla vahetusaastale või millal on see õige hetk. Jällegi personaalne, sellele küsimusele ei ole õiget vastust, nagu kõikidele teistele küsimustele, mis on seotud vahetusaastaga, aga võib-olla minu jaoks oli lihtsalt nagu argument see, et kui mul on võimalus minna täpselt kohe pärast põhikooli, kus ma olen nagu 9 aastat järjest teinud sama asja, et see on siis nagu üks selline vaheetapp ja siis ma teen seda sama asja 3 aastat edasi, et siis nagu loogiline, et sinna vahele midagi pikkida. Ja pealegi nagu 16, ma olin 16-aastane, kui ma kolisin, ma olin just 16 saanud, see on selline, olgem ausad, nagu väga vastik iga, see ei ole meeldiv olukord, kus olla 16-aastane nagu avastada just nagu kõike, mida sa oled võimeline tegema ja mis sind huvitab. Et seda rüvekaunist olekut on tore elada kuskil mujal väljas ja siis tulla tagasi ja olla siin omade inimeste keskel kuidagi edasi. Ja minu meelest, see on jällegi nagu oleneb inimestest, aga mulle väga meeldis see kontseptsioon sellest, et ma saan nagu endale kuskil mujal uue identiteedi ehitada. Mis on mingil tasandil võimalik ka neil õpilastel, kes tulevad kuskilt mujalt näiteks teise linna gümnaasiumisse.
ja see on siis nagu minu puhul kehtib juba nagu topelt. Sa saad iseenda välja mõelda ja see on tegelikult see on teataval määral nagu väga romantiline, väga selline huvitav, et jah, võib-olla nagu sellepärast juba, aga lõppkokkuvõttes ei ole vahet, millal sa lähed. Oluline on see, et sa lähed. Olgu see siis keset põhikooli, keset gümnaasiumit, võib-olla keset gümnaasiumit või pärast gümnaasiumit, nagu räägib sinu kasuks lihtsalt see argument, et sa oled palju rohkem õppinud ja võib-olla oskad mingeid asju paremini analüüsida kui üks 16-aastane, kes tuleb nagu põhikooli pinnalt ja hakkab avastama maailma, ma ei tea, läbi uute tahkude. Nii et see on jah, selline väga-väga mitme otsaga asi. Mul on nii palju küsimusi. Aga ma vaatan seda aega sinna 51 minutit, ma mõtlen need hästi läbi. Sest ma ei taha kuulajaid ära, aga väga hirmutada selle numbriga, mis sinna tuleb selleks pikkuseks. Arusaadav. Okei, aga ma arvan, et võib-olla selle vahetusaasta nii-öelda kokkuvõtmiseks äkki räägid, kuidas sa end seal nagu eestlasena tundsid, et ma lugesin kuskilt, et sa jagasid ka kohalikele seal Eesti kultuuri. Ja ma lugesin ka, et kas sa olid Kuule, sa oled ikka väga hea tuurimist. Kas sul oli kohver ja sul oli nagu seal kannel kaasas? Jaa, mul oli, nii, okei, see on siis eraldi tore lugu. Nimelt ma olen ühe korra varem pidanud üle ookeani lendama pilliga, niimoodi, et mu pill oli käsi pagasis ja see oli mingis mõttes mugav, aga see on kallis. Ja siis ma otsustasin, et kuna minu organisatsioon ei maksa seda kinni, siis ma lihtsalt olen loov ja kaval. Ja kuna kannel on selline pill, et see on keeled ja siis keeled on ühendatud nagu virblitega pilli nagu kõlakasti külge, siis iseenesest nagu selle pilli häälestamine käib selle läbi, et sul on häälestaja ja siis sa nagu mudid seda virblit seal. Ehk siis füüsikaliselt on nagu täiesti võimalik see, et sa keerad oma pilli keeled täiesti nagu põhimõtteliselt mitte nagu maha, aga väga-väga pehmeks. Nii et kui sinna nagu tekib mingisugune rõhk, kui see kohver, see pill on nagu kohvris, on ju mingite kihtide vahel ja siis see on veel asetatud sinna nagu lennukisse sinna alla. Kui sinna tekib mingisugune õhurõhk, siis see ei tee neid keeli katki. Ja siis ma sisuliselt, ma mähkisin oma pilli nagu 2 salli sisse, panin need omakorda nagu kuhugi kampsunite ja mingisuguste suveniiride vahele ja siis võtsin kaasa. Ja miks ma seda tegin? Ma ei tea, ma mõtlesin, et esiteks ma olin pilli õppinud just 10 aastat järjest muusikakoolis, et ma ei tahtnud nagu vahet sisse jätta ja teiseks suurepärane võimalus, kuidas nagu Eesti kultuuri tutvustada. Ja siis tegelikult see kannel oli seal nagu oluliselt eksootilisem, kui ma oleks osanud arvata. Et võib-olla mitte nii kandlateadlikele inimestele, siis kannel kui selline pill on väga vana, see on üks vanimaid pille üldse, vanus ligikaudu 2000 aastat, juba viikingid mängisid kannelt, lemmikteema viikingid. Ja siis ühesõnaga, et kandleid on Aafrikas, meie nagu naaberrahvad mängivad kandleid, näiteks soomlastel on kantele, kannel ja see on nagu selline, aga see on samas jällegi väga ka meie pill, sest meie oleme palju kannelt mänginud läbi ajaloo ja kandlele on kirjutatud päris palju lugusid ja nendel on lihtne interpreteerida Eesti rahvamuusikat. Ja siis ma võtsin selle kaasa ja see oli nagu täiesti nagu fenomenaalne. Inimesed ei suutnud uskuda, et selline instrument on nagu olemas. Ja see on muidugi ka nagu hästi nagu radikaalne nähtus, sellepärast, et Lõuna-Ameerika on ju Argentiina, umbes 1000 kilomeetrit pealinnast, need inimesed, ma olin üldse esimene eurooplane, keda nad nägid, on ju, oma elus väga paljude jaoks. Ja nad ei tea ju, nende jaoks nagu kogu Euroopa, meie mitmekesine kultuur on väga obskuurne. Et see on ikkagi väga suur vahe, et kas sa elad kontinendil, kus terve kontinent miinus Brasiilia räägib tervet nagu sama keelt, välja arvatud siis need väiksed aborigeenihõimud seal oma väikeste keeltega. Ja kui välja arvata see, et igas kandis on nagu natuke oma dialekt, aga lõppkokkuvõttes kõik sama hispaania keel on ju. Natuke sarnane ajalugu, kõik algab seal umbes 19. sajandil, kui nagu need
kolonialistid lähevad ära. Et sa oled nagu sellises kohas, sinu esivanemad on mingisugused eurooplased kuskilt sisse rännanud, sa ei tea selle kohta väga palju ja siis tuleb nagu mingi inimene kuskilt väiksest riigist, kes on osa sellisest mikroorganismist nagu Euroopa, kus on nagu juba nii palju erinevusi ja siis see nagu Eesti väike riik, kus meil on nagu lisaks eesti keelele on meil on ju väiksed keeled, väiksed lõuna-eesti keeled, ma ise kõnelen võru keelt, mul on 2 emakeelt ja siis ma tulen nagu sellisest kohast nagu nii suurde nagu mingisugusesse Paabelisse, on ju. Et see oli nende jaoks nagu, et see oli nende jaoks kultuurishokk. Ja juhtus selle sama kandlega, juhtus selline tore lugu, et mu vahetusisa, see minu kõige viimane vahetusisa, kes on siis minu Argentiina issi, tema palus mul mängida oma sünnipäeval kannelt. Ei, see oli mu vahetusema, vabandust. Ühesõnaga, palus mängida sünnipäeval kannelt ja siis see oli ühtlasi, nende sünnipäev, perekondlik sünnipäev tähendab siis seda, et tuleb kokku terve suguvõsa, ehk siis 200 inimest umbes, siis kõik söövad ühe pika laua taga ja see on selline iga pühapäevane nähtus ka muide, lihtsalt nagu fun fact. Ja siis meil oli selline suguvõsa sünnipäev ja see oli ühtlasi esimene kord, kui ma kohtusin kogu oma perekonnaga, sest ma kolisin sisse oma ema sünnipäeval, oma Argentiina ema sünnipäeval. Ja tuli siis kogu familia kokku, nägid mind, nägid mu pilli ja siis muidugi kõik filmisid. Ja üks minu ema vendadest postitas selle Facebooki ja selle kaudu võttis ühendust minu ja minu organisatsiooniga kohalik televisioon. Ja siis me käisime vahetusõpilastega seal stuudios koha peal ja meil oli nagu live show, nagu otse-eeter. Mängisin pilli, rääkisin eesti keelt, tutvustasin Eestit, kõik teised tutvustasid omi riike ja see oli nagu selline 15 minutit Argentiina kuulsust. Võib-olla isegi rohkem, minu meelest saateaeg oli pikem. Nii et see on tõesti nagu, kui sa leiad oma niši või kui sa isegi saad aru, et nende jaoks sinu mingi tavaline asi on täiesti nišš, siis võta sellest kinni ja tee sellest oma asi, kui sul on nagu võimalus oma identiteeti see kujundada. Ja minul see oli ja ma olin nagu selles mõttes teistest ikkagi privilegeeritum, et ma olin ainuke eestlane vahetusõpilastest, meid oli umbes üle terve maailma kokku 40 vahetusõpilast, kes tulid kokku Argentiinasse sellel samal aastal minu organisatsiooniga ja ma olin ainuke eestlane, ma olin kohe nagu juba nagu lihtsalt sellepärast, et ma olin eksootilisem nähtus kui teised, sest kui sul on nagu 20 sakslast, kõik nagu omas pundis, siis seal ei ole midagi põnevat, aga siis tulin mina oma kandlega, millest keegi mitte midagi ei tea. Ja see on nii Eestis keegi isegi ei vaataks sinu poole, on ju. Võib-olla mõned vaataksid, aga et tee sellest oma asi, kui sa nagu oled kuskil ära, on minu soovitus kõikidele tulevastele vahetusõpilastele. Ja. Selge, meil on väga põnev vestlus on siin, aga ma arvan, et peaks hakkama otsi kokku tõmbama ja liigume viimase ploki juurde, milleks on soovituste nurk. Aha. Ja, nimeta üks toit, tegevus või paik, mida Argentiinas kogema peab. Ma lähen selles küsimuses lihtsat teed ja ütlen, et iga inimene, kes läheb Argentiinasse, peaks, kui ta sinna läheb, siis ta kindlasti maandub Buenos Airese rahvusvahelises lennujaamas, ehk siis Buenos Aireses peaks kindlasti käima sellises linnaosas nagu San Telmo, mis on tango paradiis. Seal sisuliselt sündis tango ja tango on nagu selline, jällegi midagi minu hingele ja võiks rääkida sellest palju, aga igatahes võib-olla, et saada aru sellest, et Argentiina ei võrdu tango ja tango ei võrdu Argentiina, et see on ikkagi väga spetsiifiliselt Buenos Airese tants, see ei ole üleüldine rahvatants seal ja sellel on väga spetsiifiline ajalugu ja seda hõngu kõige tugevamalt saab tunda San Telmos. Aga siis, kui rääkida Argentiinast üleüldiselt, siis kuna mina elasin põhjas, siis ma saan võib-olla enesekindlamalt ja julgen soovitada enesekindlamalt Põhja-Argentiinat. Et seal, kuna Argentiinas on 4 kliimatsooni, nagu ülevalt alla tulles, see on lihtsalt nii pikk riik. Võrdlusena võib tuua näiteks nagu Eestist Lõuna-Hispaaniani, umbes nii pikk maa on.
sealt ülevalt alla, et siis seal üleval Brasiilia piiril asuvad sellised asjad nagu Iguazu kosed. Neid on nimetatud ka 7 maailmaimeks. Need on sellised massiivsed, kolossiaalsed kosed, mis on nagu, no lihtsalt see vaatepilt on nagu, no seda ei ole võimalik mitte ühegi meediumi kaudu nagu päriselt edasi anda, et sa pead sinna minema ja seda nägema ja seal olema ja mõtlema. Mul on olnud au käia seal 3 korda, et see on koht, kuhu minna ja jah, et Iguazu kosed kindlasti. Ja seal on lähedal ka aborigeeni hõimud, nii et saab ka neil külas käia, toetada kohalikku ettevõtlust ja nii et kõik nagu ühes kompotis olemas. Sa oled ka hästi palju rääkinud identiteedist täna, et kui võtta kokku lühidalt võtmesõnadega, kuidas jääda iseendaks? Ja samas otsida ka iseennast. Ma arvan, et lähenemisnurgad nagu olenevalt inimesest. Mind aitas lugemine. Et lugeda tuleks kohalikku kirjandust ja oma maa ja keele kirjandust. Et see aitab nagu kuidagi pea selgena hoida. Tasub nagu minna mõistuse piires vooluga kaasa, ehk siis tegeleda nagu asjadega, mis on seal kohapeal populaarsed, aga nagu kui see miski, mis seal nagu tundub justkui väga okei, on sulle väga vastu, siis võib-olla, et nagu enda jaoks lihtsalt sõnastada lahti see, et miks see on vastu või miks ma nagu sellega kaasa ei lähe. Üleüldiselt vahetusõpilastele ei soovitata metsikult palju olla kontaktis oma lähedastega, kes jäid koju maha. Põhjus väga lihtne, sa elad seal, mitte siin, sa ei saa 2 korras nagu füüsiliselt olla, ja üleüldiselt, et sa nagu suhestuksid selle kohaliku eluoluga seal, tasub ennast nagu teadlikult lahti lasta sellest, et mul on kuskil midagi maha jäänud. Ei ole, see läheb nagu edasi pärast, kui sa tagasi tuled. Mitte miski pole nagu tegelikult pooleli. Ja võib-olla siis veel, et füüsiline tegevus, et teha midagi, tantsida või harrastada mingit muud sporti. Aga just võib-olla tulenevalt sellest, et kuhu sa kolid. Et Lõuna-Ameerika puhul kindlasti tants on see, mis aitab. Ja võib-olla läbi tantsu sul tekib nagu ka see arusaam, et ahah, kas see on pigem minu asi või ma jään nagu oma reilendri juurde. Või et jah, jällegi oleneb inimestest. See lihtsalt mind isiklikult nagu aitas. Aga üleüldiselt 16-aastasena nagu rääkida identiteedist ja sellest, et kuidas iseendaks jääda, siis see tundub nagu endiselt minu jaoks naljakas, sest kes sa nagu üldse oled, kui sa oled 16. Sa oled nagu nii kujunemisjärgus, et võib-olla ongi parem olla segaduses, kui olla täiesti nagu printsiipides kinni. Ja ma ei tea, kas sul kohe veel tuleb lõpp, aga siuke mingi ilus soovikene äkki võro keeles? Võro keeles? Ma pean nüüd veidike mõtlema. Võrokõisil on sääne, no ma kõnelen siis võroki keele, et võrokõisil on sääne ütelus vai sääne vanasõna nagu kõrvatagotse villik. Ja see on mu lemmik vanasõna. Kõrvatagotse on villik tähendas siis tuud, et puht füüsiliselt, et su kõrvatagused on veel märjad. Ja tuud üldas nagu inemiisi kotsile, kea ma viil noore ja ei tiia viil elost väga midagi. Ja mu meelest on nagu umbele illas viis nagu tuo asi kokku võtta, sest noorus on küll illas, aga me ei ole miks ullikah, et me ei tiia viil midagi ja me ei taha viil või me ei oska midagi viil nagu mõtelda või soovi väga täpselt, sest kõik on viil sääne tume maa. Ja isegi kui teil oma kõrvatagotse villik, siis tasus lukka ja märgata ja ilotada ja nautida elu ja käia Võromaal ja mõtelda, et elu tansaman Eestin on üks väga põnev kah. Just. Väga võimas. Aga aitüma, et kutseti ja aitäh, et tulid! Aitäh Elisabethile, aitäh ka meie kuulajatele ja lisaks meie sponsoritele, õpilasfirmale 4Oatsile. Jälgige meid ka Instagramis ja kohtume taas juba järgmisel esmaspäeval.